Ma ei vaata väga Facebooki, aga täna juhtus nõnda, et juba mitmendat lindistust nägin selle kohta, mm, kas peaks vaktsineerima või mitte ja mis on juhtunud vaktsineeritud inimestega. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla kedagi aitab minu kogemus, see ühe väikese inimese kogemus ja kui aitab, siis on ju tore ja ma jagan seda. Minu pähe ei ole tekkinud üldse seda pusletamist, et kas ma vaktsineerin või ma ei vaktsineeri. Mul on algusest peale teadmine, et mina ei vaktsineeri. Kust ta tuli, ei oska öelda. Küll aga olen ma pikalt mediteerinud ja noh, meditatsioone on erinevaid. Ühed aitavad rohkem ja teised ei aita ja mina teen valgustunud meistrite meditatsioone ja ma usun, et see on mind aidanud, et minu sees on selline rahulik teadmine ja tasakaalukas teadmine selle kohta, mida mina teen. Et see on igaühe enda asi, ma arvan seda, et võib olla olemas inimesi, kellele vaktsiin on hädavajalik, kes muidu võib-olla lahkuks siit ilmast või põeks seda äärmiselt raskelt ja tüsistustega, ma ei oska ütelda, ja kindlasti on teisi inimesi, keda vaktsiin võib viia sellest ilmast või siis tekitab tohutult suuri komplikatsioone ja tüsistusi. Nii et keegi ei saa sulle öelda täna, et kas sinu eluks on tarvilik see vaktsiin. Mul on lähedane inimene, kes pusletab sellega juba pikalt, et kas vaktsineerida või ei. Ja ma olengi nii öelnud, et küsi endalt ainult see küsimus, kas minu eluks on see vajalik. Vaatamata sellele, kes teised vaktsineerivad. Ta ütleb ka, et oi, et need arstid ja neid ta tunneb ja neid teadlasi ta teab ja need kõik vaktsineerivad ja siis sina ei ole keegi teine, sina oled sina ja sind võib see viia hauda. Et sa pead ise võtma vastutuse selle eest, mida sa teed, kumma tee sa valid. Ja no nagu ma ütlesin, et minul see äratundmine on tekkinud ilmselt üks asi, mis on meditatsioon ja teine asi, et olin ma 20. aastate lõpus, 30. alguses, kui oli meil Butši aeg ja kuna ma olen psühhoterapeut, siis ma töötasin usaldustelefonis, see oli tasuta telefoniliin ja inimesed said öö läbi helistada ja loomulikult see oli tohutu stress, tohutu pinge, tohutu hirm, tohutu ärevus, sama nagu praegu. Ja sa üksinda olid seal vaikses Tallinna südalinnas ja siis rääkisid nende inimestega, kes oli väga hirmule aetud. Ja kui ma siis lõpetasin selle kõne ja läksin koju ja siis ma muud ei tahtnud, kui ainult olla oma 2 väikese lapsega koos, mängisin lauamänge nendega ja otsustasin loobuda uudistega kursis olemisest. Ma ei vaadanud televiisorist uudiseid pärast seda, ei lugenud uudiseid, sest nad enamjaolt, ma ei saa öelda 100%, aga suur osa on hirmutavad, enamus on hirmutavad ja hirmutavad uudised hirmutavad inimest. Siin muud teist võimalust ei ole. Ma loobusin nende uudiste kuulamisest, vaatamisest ja nüüd ka. Ma ei topi oma nina igapäevaselt ja sageli üldse COVID-i asjadesse ja niimoodi algusest saadik, et aeg-ajalt mulle siis lähedased ütlevad, et näed, et nüüd on sihuke asi või teistsugune asi, see on väga harva. Ja kui ma teen muidugi oma meditatsioonikooli koolitusi, siis mul tuleb kursis olla, et mida ma pean kursustel tähele panema ja kas üldse saab teha. Et nii palju ma tean, aga ma ei lase ennast hirmutada, ma ei ole ka mingi reklaami ohver, et tundub praegu, et riik teeb ka natuke reklaami. Ma pole kunagi ostnud ühegi firma hambapastat sellepärast, et seda päevas 10 korda telekas lastakse. Ma ei vaatagi eriti telekat, aga põhimõtteliselt sama on seal hirmutus uudistega, et ühiskonnal on tegelikult seda tarvis, et inimesed oleksid hirmul, sest üle maailma, mitte meie riigil, üle maailma, sest ainult hirmunud inimene on manipuleeritav. Nii et mina olen jõudnud ilmselt oma sellise teadmiseni, mida mina teen selle vaktsineerimisega tänu 2 asjale, et üks on siis meditatsioon, valgustunud meistrite meditatsioon, ma pean ütlema. Ja teine on siis see, et ma ei topi oma nina hirmutavatesse asjadesse hommikust õhtuni,
vaid hoian ennast sellest eemal, kuna hirm ja selline rahu on ühe asja kaks otsa. Kui üks suureneb, siis teine väheneb ja kui üks vastupidi, kui teine hakkab suurenema, siis see esimene hakkab vähenema. Nii et sul on endal võimalik teha oma otsused, kas sa kui palju sa kursis oled nende hirmutavate asjadega ja kui palju sa ei ole, sest see on meie enda vastutus meie endi eest. Nii et ma soovin sulle, et sa jõuaksid iseenda äratundmiseni või et sa saaksid vastata küsimusele, kas see vaktsineerimine on minu eluks vajalik. Ja soovin sulle tõesti selgust selles osas.